Tere, Ülle London siin, räägin astroloogiast ja võtan ette sellise termini, mis on retrograadsus ehk mida see planeetide retrograad üleüldse tähendab. Ja toon sulle sellise näite, võib-olla see iseloomustab päris hästi. Kujuta ette, et istud rongis ja kõrval teisel rajal liigub näiteks aeglasem rong. Ja ühel hetkel tekib sul tunne, nagu minu rong seal, kus ma istun, liigub hoopis tagurpidi. Tegelikult ju ei liigu, aga see selline imelik tunne tekib. Ja taevas ka planeedid tagasi ei keera, aga meie vaates, maa vaates jääb mulje, nagu nad teeksid väikese tagasi sammu ja selle nimi ongi retrograad ehk tagasipöördumine, tagasivaatamine, minevik. Aga mis ta siis meile annab? Ta annab meile selle vahepeatuse. Kui me juba rongist räägime, siis et kas see suund meile sobib, kas see peatus, kus me peale tulime, oli õige, kas see peatus, kus me tahame maha minna, on vajalik ja kas see samm, mida me üldse teeme või tegutseme, kas see on minu oma. Ja see nagu retrograad annab veel eriti nagu suurendusklaasi seda täpsemalt vaadata. Jupiter on Vähis ja läheb retrograadi 11. novembril ja tuleb tagasi alles siis 2026. aasta märtsi 11. märtsil. Nii et see on päris pikk aeg, detsember, jaanuar, veebruar, märts, peaaegu 4 kuud. Siis päris hea vahepeatus, kui nii võtta. Aga mis on Jupiter? Jupiter on suur planeet, kõige suurem planeet ja nimetatakse ikkagi teda selliseks heldeks õpetajaks, suurendajaks ja ikka tema alluvuses on midagi suurendada, toob julgust, usku, rõõmu, ikka selle kõige suurema tükikoogist annab ta sulle ja seal, kus ta asub, see annabki sellele eluvaldkonnale suuruse. Ja sageli, kui ta on hästi aspekteeritud ja ta on seal esimeses majas, siis need inimesed ongi suuremakasvulised. Aga mis on siis see Jupiteri natukene see selline negatiivne, et kui midagi läheb natukene kehvasti, siis ta suurendab ka seda. Nii et iga planeedi puhul peab olema nagu tähelepanelik, ikka jälle see suurendusklaas, et mida teha, et see kasv oleks ikkagi positiivne. Jupiter Vähis on heas positsioonis. Ta on, nagu öeldakse, nagu ülenduses, et kõik läheb nagu paremini, kui arvata oskad. Aga Vähk, kes on ikkagi meie juured, meie kodu, meie minevik, meie vanemad, aga seal on ka kinnisvara, seal on maja, seal on majapidamine, seal on perekond, seal on aed ja köök, seal on turvatunne, seal on hellus, sõbralikkus, ma räägin praegu Vähist, seal on kaitsmine, hoolimine, vist juba mainisin. Nii et kui Jupiter on seal Vähis, siis ta võibki seda nagu suurendada ja ta ütleb, et teeme nii, et oleks päriselt hea olla, et see kodu oleks turvaline, et seal oleks hoolimine, et seal oleks sõbralikkust, kõik, mis sinna alla käib. Ja märgid, kui ma räägin astroloogilistest majadest, siis on see, et igal astroloogilisel majal on üks
eluvaldkond, mida ta siis kirjeldab. Ja kui Jupiter või mõni teine planeet liigub siis sellest majast läbi, siis ta nagu toob selle maja siis esiplaanile, jah. Et kui seal on päike, siis sa seal tahadki särada ja tahad soojust. Ja siin on nüüd see Jupiter, kui ta sealt siis majast läbi läheb, siis need teemad kerkivad õhku. Jäär, siis lähemegi nüüd natukene detailsemaks, et sina, kes sa oled kas tõusumärgilt või päikesemärgilt jäär, siis Jupiter läheb läbi sinu neljanda maja, mis ongi kodu, juured ja pere. Et võib-olla on aeg vaadata üle oma vanad perekonna fotoalbumid või teha korrektuuri seal just selliste perekonna ja mineviku lood ja vaata, kas need perelood hoiavad sind või piiravad. Aga võib-olla ka pead kolimise peale mõtlema, remondi peale mõtlema, võib-olla hoopis pere laieneb, tahad seda pesa soojemaks teha, uuendada. Ja retroajal ikkagi vaata üle, millist kodu sa oma südames kannad ja kas lapsepõlvest kaasa võetud nõuanded on praegu vajalikud või kuidas neid saaks kasutada. Sõnn, Jupiter on sinu 3. majas, õppimine, suhtlus, lähiring, lühireisid. See on 3. maja teemad ja siis võib-olla on praegu aeg vaadata üle võib-olla, kui palju sa oled oma õdede ja vendadega suhelnud või naabritega, võib-olla oleks vaja mingisugused asjad üle rääkida, mingid piirid paika panna, kuulata, juttu ajada. Kui elad võib-olla väiksemas kohas, siis olla võib-olla kursis rohkem selle kohaliku eluga, võib-olla jalutad rohkem oma ümbruses ringi, vaatad. Aga võivad tulla ka sulle näiteks uued naabrid, mingisugused spontaansed väljasõidud või leiad endale mingisuguse väikese kursuse, mida võtta või tahad ise midagi õpetada, aga see on selline lühiajaline väike. Ja võib-olla siin selle retro ajal on sul tunne, et sa tahaksid midagi võib-olla kirja panna, kellelegi helistada, aga igasugused arusaamatused, need väikesed, siis need on see koht, kus on võimalik siis lahti arutada neid. Kaksikud. Jupiter on sinu 2. majas, väärtus, raha, sinu asjad, sinu enda väärtus. Ja 2. majas võib-olla tekib sul vahepeal siin see aeg, sellel ajal selline tunne, et kas mul on piisavalt või mul ei ole piisavalt. Olgu see sissetulek, olgu see eneseväärtus, oskus hoida ja jagada, kas ma jagan piisavalt, äkki ma tundun, et ma olen ihnuskoi hoopiski. Aga Jupiter peaks tooma sisse selle julguse, selle rahu tunde, et kui sa väärtustad ennast, siis võib see palgatõus olla või selline lisatöövoog parema hinnaga näiteks oma oskustele, oma teadmistele. Ja siin retro ajal võib-olla pead sa vaatama rohkem, mis su tegelik väärtus on ja vastavalt sellele siis ka kõik see Jupiter nagu suurendab. Et kas ma saan sellest tööst rõõmu või on see ainult selline, ma ei ütle, et sihukene ma pean minema, vaid et sa nagu
noh, lohutaksid ennast, et aga keegi peab ju seda tegema. Nii et vaata need asjad just siin sellel retro Jupiteri ajal üle. Vähk. Jupiter on sinu esimeses majas ehk sina ise algused. Esimene maja on sinu jaoks või no meie kõigi jaoks nagu uks maailma. See on see, kuidas teised meid näevad. See on nagu mingi kuvand meist, aga me enda sees on seal elurõõm, meie identiteet ja Jupiter tahab siin küll ütelda, et ole veel suurem, kui sa tegelikult oled. Ja võib-olla siis see nähtavus võib kasvada, see hääl võib tugevamaks minna või sa julged siis esineda. Sa saad nagu aru, et ahah, ma pean nüüd seda tegema. Ja retroajal pane ikkagi käsi nagu südamele ja vali oma tempo, mida sa teed. Esiteks sa ei pea kõigile meeldima, me ei saagi seda teha. Sa ei pea kõike korraga tegema. Ja kui sa siis midagi alustad, siis mõtle, kuidas see sulle endale mõjub. Et jaga seda hellust nii endale kui ka teistele. Siis lõvi. Jupiter läbib sinu 12. maja ehk sisemine maailm, vaikus, psühholoogia, unenäod. Siis see ongi selline natukene selline andestamise koht, aga ka läbi iseenda tunnetuse loomine. Ja Jupiter võib siin kasvatada selliseid nagu sisemisi tervenemist, sisemist julgust, kas läbi unenägude, kas läbi meditatsioonide, läbi iseenda teadmiste. Ja retroajal võib-olla siis peadki rohkem enda sisse vaatama ja uskuma, et see olen mina. Mina olen siin ja mina suudan. Ja kui tulevad sellised mingisugused huvitavad ideed, siis see Jupiter laseb siis nagu paisuda nendel. Neitsi. Jupiter sinu 11. majas, sõbrad, kogukond, ühised ideed, siis see on nagu ühe suure laua taga istumine kogu oma seltskonnaga ja mõtled, et nii ja mida me siis koos teha võiksime, mis on sinu ideed, mis on minu ideed ja siis see seltskond nagu üheskoos saavad arutada ja koos kasvada, sest koos tehtud asjad ongi suurema mõjuga. Siis retroajal võib-olla on siis see hetk, kui sa pead vaatama ringi, et kas see, kellega sa seal laua taga istud, kas meil on ikka ühine keel, kas arvestatakse ka sinuga, kas sinu ideid arvestatakse, kas sa oled osanud oma ideid presenteerida niimoodi, et teised aru saavad. Et see on see hetk, mis sa võiksid siin retrograadsel ajal üle vaadata. Kaalud. Jupiter on sinu 10. majas, kutsumus, nähtav töö, autoriteedid, sinu maine, mis on see, kus sa tahaksid mitte särada, vaid kuhu sa tahaksid kuuluda, kus sa tahaksid jagada, kus sa tahaksid nagu ausalt edasi minna, nagu selline tunne, et mis on see päris kutsumus siin ühiskonnas, nagu selles suuremas ringis, kus sa tahaksid tegelikult olla. See võib-olla retroajal ongi hea vaadata, et kust on minu edukus tulnud. Kas ma selle sama edukusega tahan nagu edasi minna? Või ma pean seda oma sihti natukene muutma. Kas ma olen kellegile jäänud
mitte jalgu, jah. Kas ma olen kas ma olen kedagi alt üles vaatanud niimoodi, et ma olen enda ära unustanud? Vaata, mis on sinu positsioon seal kuskil hierarhias ja kas see sobib sulle. Skorpion, Jupiter on sinu 9. majas, ka jälle selline õpe ja reisid ja avardumine ja usk ja sellised suured prioriteedid. Ja võib-olla ongi see, et ongi vaja natukene kaugemale reisida, kas siis läbi mõtete, läbi raamatute, filmide või loengute või võtadki seljakoti ja lähed ja reisid. Aga selline tunne, et see Jupiter avabki mingisugust, et ma tahangi õppida, ma tahangi jagada, ma tahangi reisida ja avaldada. Aga retroajal on see, et vaata, kas see reis, mida see mulle päriselt annab. See usk, see teadmine, mida ta mulle tõeliselt on võimeline andma. Kas see, mida ma õpin, kannab mind edasi. Sest mõnikord see tõde võib meid avardada, aga hoopis meil asju kitsamaks teha. Hambur, Jupiter sinu 8. majas. 8. maja on lähedus, intiimsus, aga ka ühised ressursid ja hästi sügav töö iseendaga. Võib-olla on see, et usaldus enda tunnete vahel, usalduse ühised rahad, see selline süvakiht ja intiimsus, võib-olla sa saad seal selles osas mingisugust selgust, küpsust ja vaata, kas need kokkulepped, mida sa oled teinud, kas või iseendaga, kas need hoiavad sind ja julgustavad sind, kas need on olulised. Vaata need üle just siin retroajal, et mis on mis on meie asjad ja võib-olla ära karda oma seda sisemaailma rohkem ise vaadata ja võib-olla on vaja seda ka kuidagi nagu teistele näidata, jah. Kaljukits, Jupiter on sinu 7. majas, partnerlus, kokkulepped. Ja see on selline, mina nimetan seda peegeldusmajaks, sest teised peegeldavadki, mida meie teeme. Et seal ollakse ikkagi kahekesi, olgu see siis ükskõik millise koostööna, kas armastuses, abielus, kliendi suhtes. Nii et siin võib tulla võib-olla selliseid toredaid kohtumisi, selliseid toredamaid liitumisi, aga retroajal lihtsalt pead vaatama endale otsa, kas ma vajan seda. Kas ma saan anda ka enda poolt sinna sellesse kokkulepetesse, koostöösse, mida ma saan anda, pehmust, headust, koostööd, mida ma saan sinna anda ja võib-olla siis see retro veel, et kui sa oled selle tasakaalu leidnud, siis sünnibki see koht, see ruum, see energia, kuhu mõlemad ära mahute, olgu jälle siis öeldud, et olgu see abielu või klient või mõni teine koostöö. Veevalaja, Jupiter on sinu 6. majas, töö, teenistus, rütm, tervis, rutiinid, heaolu, väikesed harjumused ja Jupiter siin selles majas aitaks siis leida sellist turvalist kohta, kus sa siis ära mahud kogu oma tegemistega. See töö, mis sind hoiab, need rutiinid, mis sind hoiavad, tervis, mis sind hoiab, kumba me peame hoidma. Ja retroajal võib-olla on vaja üle vaadata, mis on üleliigne, mis on vajalik. Kas see töö mitte et töö ei oleks vajalik, aga kas kõik osad
mida sa seal teed, on vajalikud, üleüldse, kas seal tööl on vaja seda teha. Võib-olla on seda vaja jagada, kas need rutiinid, mida sa teed, kas need viivad edasi, kas need on ammendanud ennast, võib-olla on vaja midagi muuta seal, ehk siin on nagu sellist vaja natuke seda rõõmsamat vaatamist. Jupiter peaks ikkagi rõõmu tooma, aga retrokraadis olles siis vaata, mis päriselt rõõmu pakub. Nii, kes meil oli, see oli veevala ja nüüd ongi meil siis kalad. Kalad Jupiteri sinu 5. majas. Looming, rõõm, lapsed, armastus, hobid. Siin 5. maja on sihuke rõõmu ja naeru maja, Jupiter, kes ise ka tahab rõõmu ja sära ja mängida ja armuda uuesti. Ja võib-olla pead rohkem tegema rõõmule ruumi, et kui liiga lähed sellesse eneseotsingutesse või tahad lahustuda üleüldse siin maailmas, siis see Jupiter natukene ütleb, et kõik on nagu hästi ja armastus on tore, aga võib-olla see armastus tahab sellist natukene raami endale ja kutsuda võib-olla teisi ka sinna armastuse maailma, olgu need siis lapsed või väikesed loomad või looming. Aga retroajal võib see kõik natukene veel nagu settida, võib-olla tõsisemalt mõtled, et mis asi see rõõmu siis mul ikkagi toob. Kas see looming, mida ma loon, kas see elab minu selle tunnetuse järgi ja kas ma olen nagu võimeline kõike, mida ma sisemises tunnen ja oskan luua, kas ma oskan seda ka ühiskonnale anda või teistele anda ja no võib-olla pead endale kalendri muretsema ja sinna midagi kirja ka panema. Nii et mis siis Jupiter ütleb, et Jupiter laiendab seda tunnet, mis sul praegu tegelikult on, mida sa praegu just teed, et see kodu, kuna ta on vähis, on seal, kus on sinu süda. Aitäh kuulamast!